Head kuulajad, meie konverents küsib täna, kui suured asjad Euroliidust eurotsoonini on tehtud, mis võiks siis olla Eesti järgmine tõsine teema või tõsised teemad ja kaalukad sihid. Ma arvan, et see küsimus on hästi ajastatud. Olukorrast, kus Eesti inimeste mõtteid ja meeli sisustavad ennekõike masu, euro ja seagripp, siis selline pikem ettevaatamine ja selleteemaline mõttevahetus on igati väärt algatus ja selle eest tuleks Eesti koostöökogu kiita. Meie konverentsi esimene paneel uuris eurojärgset Eestit riigiehituse vaatepunktist. Ja viimane, järgmine teeb seda majanduse aspektist. Meie ülesanne on rääkida eurojärgsest Eesti ühiskonnast. Mõttevahetuse alustuseks pakun välja küsimuste ringi, mis minu meelest saab Eesti jaoks lähiaastatel oluliseks teemaks. See on Eesti konkurentsivõime globaalsel ajuturul või globaalses võistluses inimvara pärast. See on küsimus sellest, kas inimesed, ajud, liiguvad Eestist välja, tulevad sisse või juhtub mõlemat. Vananevas läänemaailmas on just noored ja ärksad ajud see võtmeressurss, millest kõik unistavad ja mille nimel pingutavad. Milline on Eesti olukord sellest vaatepunktist lähtudes? Väga täpselt pilti meil ju Eesti inimvara liikumise kohta ei ole. Statistikaameti hinnangul on aastatel 2000–2008 lahkunud Eestist keskmiselt 3000–4000 inimest, sisse tulnud 2000 ringis, saldo seega mõne tuhandega miinuses. Praegu hinnatakse välismaal töötavate eestlaste arvuks kusagil 20–30 000 vahel. On skeptikuid, kes ütlevad, et see number võiks suurem olla. Haridusministeerium räägib mõnest tuhandest väljaspool Eestit õppijast. Kui Euroopa tasemel lüüakse kokku üliõpilas mobiilsust, siis Eesti satub noori eksportivate riikide hulka. Ma näitaks teile üht hiljuti Eliaru poolt konverentsil näidatud pilti. Sõltumata nendest numbritest, mis seal taga on, noorte inimeste eksportija või eksportriik ei ole vist kõige sobivam ja meeldivam klassifikatsioon. Need numbrid tegelikult ei ole ju dramaatilised ja täpset tõde selles osas ei tea vist praegu täna keegi. Aga minu meelest meie ambitsioon peaks olema risti vastupidine. Ambitsioon peaks olema olla inimvara magneet, mitte tsentrifuug. Rohkem sisse kui välja. Sellise imeväikese ühiskonna jaoks, nagu Eesti tegelikult on, nagu täna siin defineeriti, väikseim mittesaareline kõrgkultuuri omav ühiskond maailmas. Siis sellise väikese ühiskonna jaoks tegelikult alternatiivi ei ole. Sellist välja mängu võivad endale lubada hiinlased, mitte eestlased. Ja täna on mitmeid vihjeid, et tulek ei ole sugugi nii innukas kui minek. Teisalt on teema Eesti jaoks kindlasti vastuoluline. Ühelt poolt on ju selgelt suurepärane, kui noored inimesed, noored eestlased maailmas ringi vaatavad ja tarkust koguvad. Seda tuleb toetada ja me tegelikult seda juba teeme. Teisalt on ka arusaadav soov, et märgatav osa hiljem tagasi tuleks ja kogutud tarkust just siin realiseeriks. Just Eesti oma püsivaks elupaigaks valiks. Selles kontekstis võiks küsida, mis teeb Eesti elupaigana atraktiivseks? Mis paneb inimesed ka peale maailmas ringi vaatamist just Eestisse oma püsielamist sättima? Jutt ei käi ainult eestlastest, aga ka teistest tublidest, innukatest ettevõtlikest inimestest, kes võiksid meile huvi pakkuda.
Paar nädalat tagasi viis Eesti Koostöö Kogu läbi noortekonverentsi teemaks Eesti kui elupaiga plussid ja miinused. Sealt tuli välja, et on vähemalt 3 olulist teemat, mis panevad noore inimese liikuma või mõtlema liikumisest. Haridus, soov saada tänapäevast heatasemelist haridust, töö, huvitav, tasustatud ja ühiskonnakorraldus. Ehk kuivõrd fikseeritud või paindlik on sotsiaalne hierarhia ja johtuvalt sellest, kuivõrd lahti või kinni on karjäärivõimalused, kas igapäevaelu on aus või korruptiivne, kas sind ümbritsevad valdavalt sõbralikud või kurjad ja kurnatud kaaslased, kuidas sa üldse oma sotsiaalses keskkonnas ennast tunned? Kas Eesti ühiskond on elupaigana atraktiivne? Keeruline öelda, sest ükski asi ei ole hea ega halb iseenesest, ikka võrdluses. Meie loomulik võrdlustaust on see maailm, kuhu me kuulume, ehk Euroopa, mis ka ühiskonnamudelite, ühiskonnaelu korralduse viiside, elupaikade mõttes ei ole ühtne. Ka meie endi peades ringlevad arusaamad pehmetest Põhjamaadest ja karmimatest brittidest, perekesksest ja lõbusast Lõuna-Euroopast ning murelikust ja veidi sahkerdavast Ida-Euroopast. Siiski on rida vaatepunkte, mis tunduvad olevat olemuslikud euroopalikule ühiskonnakorraldusele ja vähemalt eesmärgina püsti kõigi siinsete ühiskondade ees. Olgu siis jutt soovist pakkuda kõigile võrdseid võimalusi või sallivuse rõhutatud esiletoomisest. Kuna selliseid hindamisaluseid on palju, siis ei ole ühtsed mõõdupuud ka Eesti konkurentsivõime ja atraktiivsuse hindamiseks. On mitmeid erinevaid vaatepunkte, mis igaüks annavad väikseid vihjeid asjade tegeliku seisu, meie plusside ja miinuste kohta. Selle teemalise debati ärgitamiseks pakuks järgnevalt välja väikse popurrii vihjetest Eesti ühiskonna ja tema võimaliku atraktiivsuse kohta. Kui Jüri Raidla rääkis, et on vaja riigi auditit, siis ka selline kõrvalpilk või läbilõige meie ühiskonna seisust kindlasti tuleks kasuks, kui me tahame näiteks neid samu ülesandeid oma atraktiivsust elupaigana suurendada, tõsiselt võtta. Need vihjed ei ole meie enda ettekujutus Eesti oludest, need on ennekõike selline võrdlev välispilk ja seetõttu ehk ka veidi kiretuma ja laiema taustaga kui meie sageli selliseks murelikuks ja depressiivseks kalduv enesepilt. Ja need vihjed kuuluvad ka klassi või rubriiki suur pilt, võib-olla suurest pildist ongi hea alustada. Kõigepealt mõned vihjed selle kohta, mis ütlevad või osundavad, et laias plaanis suures pildis oleme me oma ühiskonna ehitusega hästi hakkama saanud ja võiksime eeldada ka selle suhteliselt head atraktiivsust.